3 Belgias tegutsevad juudi Moheli seisavad silmitsi kriminaalsüüdistustega, kuna neid süüdistatakse ebaseaduslikult juudi rituaalse ümberlõikamise läbiviimises. Tuhandeid aastaid on Mohelid olnud olulised Brit Milahi läbiviimisel 8. päeval pärast poisi sündi. Kuid Belgias, kus on täheldatud antisemitismi kasvu, kehtivad seadused, mis nõuavad, et kõik ümberlõikamised viiksid läbi litsentseeritud arstid. Ja eelmisel aastal tegi Answorthi politsei pärast haarangut mitu vahistamist. Meiega liitub nüüd Brüsselist Avi Tale, Brüsseli Euroopa Juudi kogukonna keskuse direktor. Tere ja aitäh, et olete siin kahjuks sellistes oludes. Tere Amelia, tore siin näha, suur aitäh. Muidugi. Selgita palun, ma tean, et see on olnud pidev valu ja hirmutamise allikas juudi kogukonna jaoks sinu riigis. Selgita seda demoraliseerivat tunnet ja kuidas inimesed sellega toime tulevad. Jah, juudi elu on Euroopas loomulik. Ja Brit Mila on olnud osa juudi elust Euroopas sõna otseses mõttes tuhandeid aastaid. Belgia juudi kogukond on imeline kogukond, mis panustab ühiskonda kõigis eluvaldkondades. Antwerpeni juudi kogukond on elujõuline juudi kogukond. Ja ma arvan, et see on määrav kriis, kuna sellise juudi tava kriminaliseerimine, mis on juudi elu tuumaks, paneb paljusid meist küsima, kas juudi kogukonnal on Belgias tulevikku. Wow. See on väga heidutav. Kas sa tead, millal see seadus jõustus? Ma mõtlen, et Ameerika Ühendriikides tehakse ümberlõikamist haiglas pärast sündi. Aga jällegi, mohelid on juudi traditsioonis litsentseeritud spetsialistid, kelle tööks see on. See pole mitte ainult nende töö, vaid nad on ka kõige osavamad inimesed selle tegemiseks. Seda traditsiooni. Ja nüüd võib juhtum tuua tulemusi. Kui neid kriminaliseeritakse, oleks ilmselgelt väga negatiivne otsus Belgia õigussüsteemilt. Aga samal ajal mainisite te sõna heidutav, kuid ma tahaksin tuua juudi kogukonnale ka julgustust, sest iga väljakutse, millega juudi kogukond on 2000 aasta jooksul silmitsi seisnud, on teinud meid tugevamaks. Väljakutsed tugevdavad juudi kogukonda ja selle asemel, et mõelda, et me peame võib-olla lahkuma, on minu tänane sõnum vastupidine. See on võimalus juudi kogukonnale alustada dialoogi, selgitada, tugevdada juudi elu ning tegelikult sirgelt seista ja vaadata probleemile silma. Juudid ei vaata enam maha. Ja ma olen pühendunud juudi elu tugevdamisele Belgias ning tugevale tulevikule siin. Kas sul on lootust? Ma mõtlen, kas need võimukandjad on valmis tegelikult maha istuma ja dialoogi pidama? Nagu me teame, on juudid olnud Belgias sadu ja sadu aastaid, olles ajalooliselt väga oluline osa nii Antwerpeni kui ka Brüsseli majandusest. Kas ollakse valmis maha istuma ja sellest rääkima? Nii Antwerpeni kui ka Brüsseli juudi kogukonna esindajad teevad koostööd võimudega ja ma loodan, et peaks toimuma korralik dialoog. Mina isiklikult ei ole sellega seotud, kuid ma arutasin seda eelmisel nädalal juudi kogukondade juhtidega ja kuulasin nende arvamusi. Ma olen lootusrikas. Ma arvan, et juudi kogukond peab olema tugev. Tuleb mõista, et antisemitism on tänapäeval ülemaailmne. Šiide olemuse tõttu leiab samu probleeme, mida leiaksid Belgias. Tead, varem arvasime, et London ja Ühendkuningriik on turvalised, aga nüüd näed, mis seal toimub ja nii edasi. Samu probleeme leiab üle kogu maailma. Seega on vastus sellele ülemaailmsele antisemitismile ülemaailmne juudi vastupidavus. See on minu jaoks ainus vastus. Miks? Sest me peame olema rõõmsad, me peame olema vastupidavad ja peame rohkem või kunagi varem säilitama selge mõistuse. Me ei tea, mida järgmised aastad toovad,
ja seetõttu peavad meil olema juudi kogukonnad, mis on valmis väljakutsetega silmitsi seisma ja valmis töötama koos ühiskonna enamusega. Sest lubage mul öelda, minu sisetunne ütleb, et ühiskonna enamus on tüdinenud teise vastandamisest. Ja teate, Ameerika Ühendriigid sekkusid ilmselgelt ka Iisrael, nimetades seda Belgia jaoks häbiväärseks plekiks. Ma kujutan ette, et vähemalt mingisugune toetus on olemas, pole üllatav, et Iisrael toetab, aga kas USA teeb midagi, et sekkuda ja rääkida õigete inimestega ning öelda, kuulge, me peame selle probleemi lahendama, muidu kaotate juudi kogukonna ja lõpuks mõjutab see ka majandust, kui see juhtub. Vaadake, ma näen, et see tekitab diplomaatilisi pingeid, ma ei ole diplomaat. Aga samal ajal olen ma rahul, et mõned inimesed võtavad sõna, näiteks suursaadik White. Minu kohustus siin juudi kogukonna juhina on tagada, et me ei ohverdaks juudi kogukonna rõõmu ja selgust teadmatuse altaril. Seega peame olema väga ettevaatlikud. Meie sõnum peab olema vastupidavuse ja tugevuse sõnum ja meil saab olema õitsev juudi elu. See on see, mida peame täna tegema. Aitäh teile teie jätkuva optimismi eest. See annab meile kõigile lootust ning aitab leida lahenduse, kus kõik võidavad ja kogukond saab teie armastatud riigis edasi areneda. Aitäh! Suur tänu!